võtsin enda kotti ka. Nii, viimased sekundid lahkumise eest. Mingi takso on maja ees, ei tea, kas see on meie oma. Kõik on lahkumispaanikas. Kõige hullemas Hugo. Meie asjad. Tuba. Tšau, tuba. Tšau. Tšau, tuba. Tšau, Vanni tuba. Nii palju vetsupaberit teie järgi. Kus käru on? Kus Ruudi käru on? Ruudi käru on kadunud. Tegelikult ei ole, aga kus on tegelikult Ruudi käru? Siin. Jaa. Yes, Andres. Okei. Takso. Bagage. Yes, ma lähen teen check out'i. This one also here. Finito. Siin on nagu ikka palju rahvast. Võite küsida, miks ma nüüd paksult riidas olen, sellepärast et riias on külm. Hello. Check out. One moment, please. Okay. On. Thank you. Bye. Viimane sõit kohalikult. Nüüd jäi nagu kohe autos siin magama, ma ei tea. Siis me äratame ta varsti üles, aga välja nagu lennujaam. Nüüd olemegi lennujaamas. Nägid tal taksomeeter ka jooksis. Ja seal oli 25 eurot lõpuks kokku. Nii et kui oleks nagu tavataksoga tulnud, oleks mingi 25-kaga saanud või midagi. Riiga. Nii 13, 201 ja 202. Ja nüüd me ootame 20 minutit oodanud. See on siis ootav Hugo, ootav Ruudi. See on muu taha juba kõik järjekorda tekkinud. Pool tundi pidime ootama, et oma kohale saada üldse, et saaks pagasit ära anda. Siis nad tegid ainult täpselt 2 tundi ennem lendu. Mida? Sa pidid ikka püksid? Jaa, ma pidin ikka püksid maha võtma, ei saanud ilma. Ja ma sain erilise kontrolli, kust otsiti, et ega mul lõhkeaineid kaasas ei ole. Ei olnud. 12.40 tuleb info või? Ruudi, tahad vett juua? Aga keegi peab käima nüüd vett ostmas. Okei, ma võin käia. Mine osta. Ootamine kanaaridel. Air Balticule meeldivad bussid. Iga kord peame bussiga sõitma. Väljaminekul ja sisseminekul ja ütleb, kas see on tõesti nii palju odavam nagu bussiga sõitma? See mulle praegu meeldis, et vaata see inimeste nagu jada hajus nagu niimoodi ära, et ei olnud nagu mingit 100 aastat. Tunglemist. Jaa, tunglemist ei olnud ja ei olnud nagu 100 aastat kuskil leti ääres seismist. Vähemasti me ei pidanud trepi peal seisma. Jaa, siin on Air Baltic peale kirjutatud, me läheme selle lätlaste lennuk. Tule minu juurde. Tule minu juurde. Loodan, et vett ära ei kaota. Nii, Ruudi, lennukisse! Ja Hugo. Lennujaam kuskil seal enne mootasime. Hea, et me esimeses bussis oleme, on vähemalt see, et meil on ruumi asju panna. Pärast teised panevad nagu meie kotikohad täis ja kus siis meie kotid paneme. See on üks hullemaid pealeminekuid vist. Miks siis? Me pidime mingis umbses bussis passima pool tunni. Bussi peale minek oli äärmiselt sujuv, aga edasi läks nagu kõik allamäge. Esiteks buss ootas nagu 10 minutit ühel pool, siis tuli siia lennuki juurde, lennuk oli kõik näha ja siis lihtsalt oodati bussis. Kiirendame, kohe tõuseme üles. Ja nüüd läks kõrvad lukku. Neela. Pane komm suu. Tõuseme! Saime oma toidu kätte, kusjuures palju varem saime, kui me siia lennu saime.
ikka lähekese kartulid ja kalapulkad või midagi. Või kananagitsad. Ja näed, Ruudi sööb ka kananagitsad. Mina söön pärast siis, kui rahulikumaks läheb. Näed, Ruudi mahtus ilusti keskel ära. 4 istekohta söödud. Väga edukas oli. 5+ söömine ütleks selle kohta. Saime Ruudi ja Hugo ilusti kõrvuti istuma, mis kõik hakelnud, mis on nagu väga hea. Nüüd on nagu põlvedel palju lihtsam. Nüüd me saame, kui hästi läheb, saab tund-paar niimoodi sõita. Et siis, kui Ruudi kunagi magama jääb, siis ma võtan ta sülle. Miks mu käsi niimoodi? Ruudi jäi magama, mul tuli käsi ta all. Aga seal ta sureks mul nagu poole tunniga ära. Tahaks, et ta 2-3 tundi magaks. Siis ma lihtsalt ei äkse kätte niimoodi hoida, nii ma parem. Võtan käe taevasse, vaatan nii. Oleme lennukis. Kõik hulluvad 2 tundi veel lennata. Nii et enamusteed on läbi. Ruudi magas üle 2 tunni. Nii et väga edukas on olnud ja muidu on väga rõõmus. Saime välja, Ruudi saime välja. Milline ime, meid ei surutudki bussi peale. Ja tegelikult on väljad ka täitsa okei ilm. Ei ole lund üldse. Oleks täitsa läbi mindav uuesti. Riiamäe mänguväljak, siin on mingi loomaaed koos. Siin kõik ootavad hilinevat Eesti lendu. Thank you. Kull 9. Ja, samad täpselt. Õues on natuke, jah? Jaa, kohe näed. Sillä on kõige parem, et see on Viimane lend. Viimased 5 minutit lennukis. Tundub, et meil vedas. Me saame otse lennujaama. Ma ei oodanud, et me siin nagu niimoodi sisse saame. Ja, me läheme ees ära, me ootame pagaseid, otsime. Ühe kotti saime nagu 3. kotina see kätte, mis on väga hea. Nüüd peab lootma, et käru tuleb ka. Ja, nii lahe, nii rõõmus, Ruudi. Kotid käes. Mina lükkan siit nurgast, sina lükka teisest äärest. Sina olid minul süles. Täna on ikkagi jube vähe tormi. Ja nüüd meie reis ongi läbi. Ei ole veel. Meil on veel 2 etappi. Minu jaoks on ootamatu see, kui külm siin igal pool on. Ma mõtlen, et läksime Riias lennujaama. Riia lennujaam oli külm. Läksime Tallinna lennujaama, see oli külm. Hotell oli külm, Ülemiste keskus oli külm. Et see on arvatavasti mingi 20 kraadi või midagi, et tegelikult ei ole väga hullu, aga seal oli kogu aeg igal pool üle 20, siis oli kohe tunda. Lihtsalt peab. Ütle, miks me seisame praegu? Sest teine lunga mööda aastab. Ta muidu ei saa mööda või? Ja praegu ei saa mööda. Rongiga Tartus. Ja nüüd epiloog. Et nagu ma varem rääkisin, siis meie lend helines üle 3 tunni. Ja kohe, kui me Eestisse tagasi jõudsime, tegime Air Balticu lehelt avalduse, et saada kompensatsiooni hilinenud lennu eest. Mõtlesime, et kas seal tehakse mingid, hakatakse vastu vaidlema, pole nende süü või midagi, aga mitte mingeid küsimusi, mitte midagi ei töötud. Lihtsalt kanti 1600 € tagasi, mis on siis ette nähtud sellise pikkusega lennu hilinemise puhul. See on siis 4 inimest, igaühest 400 €. Panda on ka elus.